ma arvan, et ega siin selles mõttes väga suurt vahet ei ole, et kas me treenime siis keha või vaimu, et samamoodi tuleb tegelikult väga järjepidevalt endaga tegeleda ja samamoodi, et eks siin erinevad kogemused viivad meid edasi, et kui ei tule välja, siis tuleb uuesti proovida natuke teistmoodi ja väga lihtne on alati võtta endale sellised seisukohad, et mul ei peagi välja tulema või ma ei ole loodud edu saavutama, et pigem ikkagi tuleb uskuda, et kõik on võimalik ja tuleb selleks nagu teha erinevaid harjutusi. Aga ma arvan, et kui me nagu oleme selles mõttes piisavalt järeleandmatud, siis saavutame ka need vaimsed võimed, mida me tegelikult tahame saavutada. Mul tuleb sellega seoses meelde see, kuidas võistlevad omavahel Messi ja Ronaldo. Et kujutad ette, et kui sa oled juba maailma tipp ja mõlemad on, et mis neid siis nagu edasi viib. Ja Ronaldo ütles niimoodi, et teda viib edasi see, et ta võrdleb ennast just nende kõige parematega. Ma kujutan ette, et sama kehtib Gerdi puhul, et kui ta ikkagi nii tipptasemel treenerite ja teiste võistlejatega koos seda teeb, siis see aitabki paremini edasi minna. Vaimu treenimise kindlasti üks oluline osa on eneseareng. Et läbi raamatute, läbi erinevate inspireerivate koolituste ja koolituste puhul on mul endal olnud reegel, et ma õpin praktikutelt. Jälgin nii toitumist, nii oma ümbruskonda ehk inimesi, kellega ma igapäevaselt suhtlen sest need ideed ja need mõttevahetused, mis toimuvad meie elus, mõjutavad väga palju meid siis kas ühes suunas või teises suunas. See natuke tuletab meelde minu hea mentori soovitust, kes ütles, et on olemas selline asi nagu peegelneuronid. See on suhteliselt viimase aja avastus, et meie aju hakkab kopeerima seda, mida me näeme. Ehk siis need samad kogemused teistega, mis juhtuvad, me elame ise nagu üle. Ma ütlekski selle asja kokkuvõtteks, et just olla koos nendega, kes on edukad, käiagi sellistel kohtumistel, koolitustel, kus sa kohtud teiste inimestega ja õpid nendelt. Kõige keerulisem võistlusformaat on kvalifikatsioonivõistlus, mis siis tegelikult väga tihti erineb natuke sellisest tavapärasest võistlusest, toimub reeglina hommikul vara, sellistes ikkagi piiratud olukordades, kus sul on vähe soojenduskatseid, sa oled selles mõttes pandud väga sellisesse kindlasse raami ja minu esimestel võistlustel mul seal nagu väga hästi ei läinud ja hetkel ma sain aru, et tegelikult see edu saavutada on väga tähtis sellest kvalifikatsiooniformaadist läbi murda ja väga lihtne harjutus, või ma ei tea, kas just lihtne, ta oli väga rutiinne harjutus, aga see oli see, et me selle sama kvalifikatsiooniformaadi mängisime oma treeningutel läbi. Me täpselt koostasime endale ajakava, tegime seda kõike küll ilma publiku ja ilma rohkearvulise konkurentide armeeta, aga me tegime seda, ütleme siis aastal 2005 kuskil 8-9 korda suve jooksul ja see andis selle tulemuse, et kui ma läksin siis maailmeistrivõistluste kvalifikatsiooni, siis ma tundsin ennast selle oluliselt mugavamalt kui aastad varem ja saavutasin ka edu, nii et ma arvan, et kõige lihtsam harjutus enda jaoks on see, et väljuge mugavustsoonist.